haridus on selline huvitav valdkond, kus igaüks on omamoodi ekspert. Et oleme ju kõik 12 aastat koolis käinud ja probleeme me kindlasti märkame ka väga erinevaid. Ma näen selles nii palju aega, mis on kulutatud väga ebaefektiivselt. Selle ajaga saaks teha väga palju rohkem. Midagi sellist, mis mulle annaks elus veel rohkem kindlust ja teadlikkust tegutseda selles valdkonnas, kus mul on mingisugust lisasädet. Ja põhiprobleem on see, et me ei aita õpilastel seda sädet täna leida. Ma nägin, kuidas minu kõige andekamad õpilased põhikooli keskel ütlesid umbes selliseid lauseid, et võib-olla ma lähen ka keskkooli. Õpilased, kellel on nagu ilmselgne anne ja potentsiaal teha mida iganes. Praeguseks hetkeks ma tean, et need poisid jätkavad edukalt oma gümnaasiumiõpinguid väga tugevates koolides ja loodetavasti nad on seadnud endale mingisuguseid kaugemaid sihte. Aga see võiks olla nagu sisse ehitatud meie kooli, et meie lapsed tunnevad oma väärtust. Nemad ütlevad ise, et nad on sellised ju, et miks te tulete, me oleme nii vastikud ja meiega on nii raske. See, et sa selle klassi ees seisad, on kõigi tema loogikareeglite vastane. Et mis suga juhtus Tallinna inimene, miks sa lähed provintsi? Sul oli ju hea töökoht Tallinnas olevat. Miks? Kust sa? Mis juhtus? Ja siis sa pead üritama talle selgeks teha, et kuidas sa ikkagi tahad päris tõsiselt ja siiralt neid õpetada ja sellepärast sa oledki tulnud, et nende jaoks olla olemas. Ma teadsin täpselt, et niipea kui ma selle asja läbi teen ja selle koha vastu võtan, Tartusse ära kolin ja umbes niipidi. Ja esiteks minu elu muutub nagu mitte lihtsalt, vaid nagu muutub drastiliselt. Mingi poole pealt ikka küsiti, et vaadati, et oled sa kindel ikka, et kas see, mida sa teed, et on see, mida sa tahad teha. Et see võtab väga palju. Ma olen ise metsaliste klassist ja siis ma juba teadsin ette, et mis siin koolis võib saama hakata, milline see töökoormus on. Et see on selline meeletult kõva juhtimise kogemus. Et ma arvan, et kes käib läbi selle kooli, see võib suvalisel erialal võtta juhi rolli minu arust. Alguses on päris keeruline, kui sulle tuleb ikka 15 õpilast, kes ei räägi üldse eesti keelt ja sina ei räägi üldse vene keelt, et kuidas te nagu omavahel kommunikeerute. Aga siis tulevad appi pildid ja mängud ja käed ja jalad ja niimoodi suhtlemine õppimine pihta hakkabki. September õige 2012. Kleep, palun pööre siia. Et eelmiste töökohtade puhul oligi see, et sa tegid midagi, sa tegid hästi ja sa said selle eest palka ja sa läksid õhtul koju ja oli tehtud hea olla, aga ikkagi see pikem missioon või see eesmärk oli puudu. Ja võib-olla sa ei näe seda tulemust kohe, sa ei pruugigi seda üldse näha, need õpilased lähevad sul koolist välja ja võib-olla see avaldub kunagi palju hiljem. 20 aasta pärast. Aga siiski sa nagu tead, et sa vähemalt oled praegu siin ja sa teed nagu õiget asja ja võitled õige asja nimel. Ma õppisin ajakirjandust ja siis mind häiris see, et ma ühel päeval pidin kirjutama koolidest näiteks, teisel päeval pidin kirjutama uutest laudakatustest, kolmandal päeval, kui palju maksavad kurgid turul ja siis, et ma ei saanud üldse süveneda, see tundus kõik nii pealiskaudne. Iga hetk, mis sa nagu sa klassiruumis viibid, sa arened. Mida on klassiruumis üldse? Üldse ja täpselt. Koju mõtled ja teed ja noh. See paneb tõesti proovile selle, kes sa tegelikult oled. Et klassis on iga kell situatsiooni, milleks sa ette ei saa planeerida. Ja sellepärast pead sa olema valmis igasugusteks huvitavateks olukordadeks ja ka selleks, et sa avastad endas väga huvitavaid tahke. Ja need koolitused, mis selle ümber olid, et olid minu jaoks eelkõige just need, mis toetasid minu kui inimese kasvu. Ma saan hakkama negatiivse tagasiside ja negatiivse kriitikaga ja ma võtangi seda niimoodi, et jah, mul läks halvasti, lastele ei meeldinud see või too asi, suurepärane. Nüüd ma tean, mis teha. Et kui ma suudan muuta vähemasti ühe õpilase nagu elu ja inspireerida teda natuke julgemalt mõtlema, siis see on hästi suur asi. Ja võib-olla, kui ei suudagi praegu nagu kogu Eesti haridusasju parandada, siis vähemasti niimoodi mõne õpilase jaoks. Tunnid on huvitavad ja tunduvalt ettemad kui eelmise õpetajaga, kellega
meil lihtsalt oli niimoodi, et ma puudusin ja sain 5. Või noh, mis oli tegelikult enam-vähem meeldiv, aga praegu tunnid huvitavad vähemalt ja me ei tee kogu aeg sama joonist. Väga ühtseks oleme kasvanud ja need koolitused, nädalavahetuseti annavad ikka sellise mõnusa energialaengu ja siis lisaks sellele me saame ka muidu kokku ja on ka muidu tekkinud väga-väga lähedased sõbrad sealt. Meie töö tulemusena põhimõtteliselt Noored Kooli koor hakkas tegutsema, kuna meie tegime laulupea. Mulle nii meeldis, ma laulsin ja ma tundsin, et me kõik oleme koos, kõik terve Noored Kooli meeskond ja kõik lennud, vilistlased ja oli nii tore, et pärast ma tulin pärast seda suvekonverentsi, ma tulin koju, ma võtsin seda laulmikku lahti, avasin internetist neid laule ja hakkasin laulma tõepoolest, et mul oli siuke tunne ja lennukaaslased on kindlasti sõbrad kogu eluks või inimesed, kellega on midagi väga suurt, mis ühendab ja just selles võib-olla mõttepartneriks olemises just sellest hariduse valdkonnas ja haridusmuutuse loomisel. Ma tahan kindlasti ette võtta koolikeskkonnas suuremaid plaane, suuremat vastutust, suuremaid väljakutseid, et just mõjutada seda koolikeskkonda, et mul on selline positiivne rahulolematus hetkeseisuga. See missioonitunne, et ma võiksin olla üks nendest, kes seda muutust saab tuua. Ütleme algust peale, kui me seda panga juhtkonnas arutasime, et milline võiks olla see sotsiaalne algatus, mida me tahame toetada. Me jõudsime sinna välja, et haridus on ikkagi üks olulisemaid valdkondi, et selleks, et ei peaks tegelema probleemide likvideerimisega, et meil oleks ühiskonnas kõigil parem elada, on ikkagi hea haridus kõigile on väga oluline. Nagu väikene tilk, aga see väikene tilk Eestis on suurem kui kuskil teises kohas selles suhtes, et ka 10 inimest siin on palju öelda, et selle väikse rahva arvu suhtes. Mul on hea meel, et praegu mulle iga päev helistab üks kolleeg ja alati küsib nõu, et me valmistame neid tunde koos ette. Et eelmisel aastal seda ei olnud veel. Sest ma räägin, kui mina juba ise kasutan neid võtteid oma töö korraldamisel, ma näen, et see muudab asja efektiivsemaks. Ja kui me kõik hakkame oma ettevõtmisi tulevikust, et teeme siin ka oma firmasid asju, hakkame rakendama selliseid asju, tagasiside uurime, kuidas kõigil läheb, jagame konkreetseid juhiseid, värke. Ja lapsed ju ka koolis näevad, eks ole, kuidas klassiruumis see suhtlus võiks olla ja meie ju tegelikult üritame neid innustada oma võimetesse uskuma ja suure tõenäosusega suur osa nendest õpilastest ka leiab endale lõpuks sellise kutse, mida nad teevadki suure innu ja missiooniga ja ongi maailmas. Minu tänane töö mulle juba andnud aimu kõigest sellest, mida ma saan selles rollis õppida, vaadates haridust natukene teistmoodi tasandilt, et kuidas sünnivad haridusotsused, kuidas kujundatakse hariduspoliitikat. Ma tõesti tahan tegutseda selle heaks, et igal lapsel Eestis oleks võimalus saada paremat haridust.